minu jaoks ei ole Hingele pai ajakiri ainult ajakiri, vaid see on elustiil, mõtteviis. Teadlik elu. Ma ei tee asju, ma ei ütle, ma ei mõtle, ma ei osta midagi juhuslikult. Need on valitud, mida ma söön, kuidas ma räägin, kellega ma räägin, kellega ma läbi käin. Ja mul on hästi paigas oma eesmärgid ja see on see, mis on mulle oluline. Näiteks, mis need sellised tööalased eesmärgid praegu on? Mul on praegu trükis üks raamat, mis on julgusest elada oma reeglite järgi. Vaba ja metsik on selle pealkiri. See jõuab poodi kusagil detsembri alguses. Ja siis ma kirjutan veel naistele rahast. Selle nimi saab olema Sõltumatu naine. 9 sammu või 8, ma vaatan mitu sammu rahalise vabaduseni. See on minu enda taipamisest alguse saanud, et see on oluline naistele, oma sissetulek ja oma investeeringud ja passiivne sissetulek. Et ei sõltuks nii palju oma tervisest ja just valmisolekust kogu aeg töötada. Ja see raamat, see Sõltumatu naise raamat tuleb välja koos tuleb välja ühel väga põneval erilisel konverentsil. Panen talle kalendrisse 28. märts. Ja see on Ülemiste Sidis. 28. märts, siis seal näeme. Seal on üle 10 esineja peale minu. Ja raamat on küll rohkem rahast, aga raamatu lõpus me jõuame välja järgmiste teemadeni ja konverents ongi pool rahast ja pool teistest täisväärtusliku elu teemadest. Kas ma juba ütlesin, et hästi inspireerivad esinejad, kõik on naised. Ja siis ma valmistun ühe mehega ette podcasti. Sellepärast, et tänapäeva inimesed ja mina ka armastame tarbida meediat väga erinevaid kanaleid pidi. Ja ma ise käin praegu ka YouTube'i kursusel Tallinna Ülikoolis täiesti. Nii et ma tulen rohkem ka internetis nähtavale. Ja joogafestival, mida ma ka korraldan järgmisel aastal, see on, pane kalendrisse, 25. 26. juuli Haapsalus. Ja me teeme seda seekord koos Edu Akadeemiaga. Sest et see pole ainult võimlemisfestival, kui see on joogafestival. Ja juba viimane kord ma ei tahtnud siin ühtegi viirukit, aga viirukid ikkagi tulid, et see ei ole nagu mingi esoteerikafestival. Ei, see on ka teadliku elufestival, enese arengufestival, enese väärtustamise ja täisväärtusliku elufestival. Et siis seal tulebki rohkem selliseid, ma arvan, selliseid talke või selliseid nagu TED-talke, lühemaid, inspireerivaid väga-väga headelt esinejatelt ja kindlasti ka füüsilist liigutamist. Ja selles mõnusas Haapsalu linnusahoovis, kui ma sel suvel seal olin ja mõtlesin, et kas festival tahab endale teist asukohta. Siis ma mõtlesin, et kas saab olla täiuslikumat, et see on tegelikult super. See oli ka mingi kõige soojemal nädalavahetusel, et kõik oli nagu täiesti täiuslik. Ja ma usun, et see tuleb ka sel suvel. Nii et pane kalendrisse 25. 26. juuli. Ja ma mõtlen, kas plaan on veel, aga ma vaatan, kui palju ma jõuan reaalselt teha, mis ajaga ja annan sulle siis teada ka step by step nendest ägedatest plaanidest. Ja mul on hea meel, kui saan sind ka inspireerida ja kui me saame päriselus kohtuda nendel üritustel või siis raamatu vahendusel ja mu raamatutega nüüd hakkab alati kaasa tulema ka mingi e-kursus. Et ma saan sinuga niimoodi rääkida nagu praegu ja midagi siis temaatilist edasi anda, millest sul on kasu.
ilusat päeva sulle.